Ja nüüd väike tuli välja ja me hakkame niitma. Edastame sulle ka selle sõnumi ära, sest ega meil ei ole rohkem aega ju sellega tegeleda. See teema, mis on väga õhus, eks ju, ka selle kaardi lugemise pealkiri tuli ju Oled sa valmis? Ja Raama räägib pidevalt sellest ettevalmistusest. See oli ka portaalis jälle ettevalmistus. Oled sa valmis? Milleks? Paljud küsivad enda sees, milleks, millest sa räägid, milleks me peame valmis olema. Kas see on hirmutamine? Ei, armas, see ei ole hirmutamine. See on teadvustamine, et me oleme siin inimkonna põnevaimaks üleminekuks ja me valmistume selleks. Me ei tea milleks ja kuidas me saame valmistuda selleks, mida me ei tea. Teadvustunud olend saab muuta endas kõik hirmusugemed koostöös oma sisemise lapsega. See väike sina, tuleta meelde ennast, kui sa olid väike ja sa hakkasid kusagile minema, kus sa ei olnud veel käinud. Aga sa teadsid ja sa tundsid seda elevust enda sees, et saab olema midagi väga lahedat ja väga põnevat. See rõõmus elevus vallutab iga lapsolendi, kui on minek kuskile, kus veel pole käidud, mida veel pole nähtud, mida pole kogetud. See valmisolek, millest me räägime ja valmistumine ei tähenda kogumist. Seda oleme ka korranud. Ära palun osta endale kappidesse, keldritesse seda toitu, mida sul vaja ei ole. Vaid valmista ennast ette selleks, et sa suudad ennast tuua rahusse ja neutraalsusesse, sõltumata sellest, mis toimub sinu ümber. Kui sa oskad teadvustada oma keha, teda kuulata ja kui sa oskad teadlikult hingata endasse, kohalolekusse, siis tunneta ennast ja seda võimalust kogeda mida iganes meile avanemas on. See on energeetiline muutus, see on väga-väga võimas kosmiline energeetiline muutus. Armastuse mantel kaitseb meid. Sinu rahu, sinu sees on see, mis sind hoiab ja kaitseb. See neutraalsus. See, et see energeetiline muutus kaasab selle kehamasina jaoks, sest me oleme ka energia, eks ju, ja kui meid läbivad täiesti uued tundmatud sagedused, nii nagu nad praegu juba teevad, eks ju, need sümptomid me oleme sulle kirjeldanud, võivad olla väga erinevad, kellel on peavalud, kellel on südamevalud, kellel on värinad, külmavärinad, kuumavärinad, väga järsud muutused kehas. Selleks meil on vaja tunda oma keha, hoida teda võimalikult kergelt, võimalikult puhtana. Lubada tal puhata siis, kui on vaja puhata. Kas või 16 tundi järjest magades, eks ju, sest see kõik toimub põhjusega. See kõik ongi ettevalmistus. Ja kui hommikul ei saa voodist välja, sest järsku on igalt poolt nii valus või sa tunned, et sa lähed järsku nagu nii paiste, et ei mahu ära sellesse kostüümi. See on üks tunne, mida ma ei ole sulle veel kirjeldanud. Et jah, selline tunne on nagu... Mul tuleb pildina ette see multikas Big, see, kus see Michelin Man seal, see valge suur, selline tunne on, et ei mahu oma keha kostüümi ära, sest et need energiad on nii võimsad ja nii kiired, mis meid läbivad. Need muutused toimuvad ju raku tasandil, muutused toimuvad meie DNA-s. Me ei näe neid asju, aga see väljendub tunnetes erinevates. Ära kiirusta neid tundeid maha võtma erinevate vaigistajatega, vaid luba neil tunnetel olla. Aita ennast kohale tulemisega, teadvustamisega, vee joomisega, vette minemisega, maandamisega. Need on need vahendid, mis meid aitavad. Ja kui see tugev pilv meist üle ja läbi käib, siis alistu lihtsalt sellele oma rahus. Sest samaaegselt püüab praegu allutaja võtta sinu tähelepanu veel suuremate hirmusüsteemidega.
see, et me oleme rääkinud sulle erinevatest häiresüsteemidest, mis on väljaspool tavameediat, eks ju. Toome näiteks, nii nagu meie kehastuse ajal me oleme kokku puutunud näiteks tsiviilkaitseõppustega, eks ju, kus on antud meile häireid, signaale, need olid ka siis selle eelmise maailmasõja ajal, mis olid kõigi kanalite ülesed, ehk siis, kapsaliblikas, tere! Ehk siis see oli sel ajal niimoodi, aga sarnaselt sellele on praegu käivitumas need kanalid, läbi mille mõlemad pooled, võitlus käib ju valguse ja valguse puudumise vahel, sest pimedust ei ole olemas. See on lihtsalt valguse puudumine. Ütleme siis, need tumedamad allutavad jõud, eks ju, tahavad kasutada neid samu süsteeme sinu hirmutamiseks, et isegi kui sul ei ole tööle pandud, ütleme, sinu meediavahendid, nii televisioonid, need teleprogrammeerimised kui telefonid, kui arvutid, nad on välja lülitatud, siis nad kõik on vastuvõtjad ikkagi kogu aeg. Ja sel juhul need süsteemid käivitatakse ja antakse sulle mingisugune signaal läbi selle. See on seotud helidega, see on seotud sõnumitega. Kumb pool praegu esimesena seda süsteemi kasutama hakkab, seda näitab meile aeg. Aga nagu ma ütlesin, üks püüab seda teha läbi hirmu valitsuse ja teine püüab tuua välja siis inimkonnale kogu tõde. Sellest me oleme sulle rääkinud, et sel juhul lihtsalt avatakse kogu inimkonna ajaloo, planeedi ajaloo tõde kõikidele võrdselt. See, millest me oleme nii ja naa palju sulle ka jaganud, aga rohkem jaganud sulle ka neid videosid ja nende olendite materjale, kes on selleks siin, et neid koostada. Kas ja kes, kui palju selleks tõeks valmis on, see määrab ära selle olendi tulevikku. Ta kas hakkab ennast blokeerima nende võimsate energiate eest tänu sellele informatsioonile, mis temani juhatatakse, või ta võtab selle vastu ja on avatud läbi minema nendest uutest energiatest, ehk siis toimub planeedi ülestõus. See on üsna lühildane kokkuvõte sellest, mida tegelikult meile kosmilised olendid jagavad. Mis ja kuidas tegelikult saab olema? See ongi see elevus ja põnevus meie igaühe sees. Sellel väikesel katil on imeliselt suur elevus, sest me oleme ju siia selleks tulnud, et seda kõike kogeda omal nahal. Ja ma kutsun sind üles äratama endasse elevus ja asendama nende hirmu suurte silmadega, sest kui sa teadvustad, et hirmu ei ole olemas, see on illusiooni mäng, kes sind tahab hirmutada. Ära lase endaga manipuleerida, hinga. Teadvusta, hoia ennast rahus ja neutraalsuses, leia need tegevused, ainult need tegevused, mis toovad sulle rõõmu, mida sa teed enda heaks. Niitma hakkan ma enda heaks. Muru võiks ju kasvada edasi, aga need teerajad on meie jaoks. See treening on meie jaoks. Ja nüüd aitab. Nüüd ma hakkan seda tegema. Kasutan ära seda imelist ilma, mis meile on selleks antud, sest homne näitab, et